Tere ilusat reede hommikut. Lugupeetud investorid, tänud kohale tulemast ja ühinemast meiega. Minu nimi on Heiko Mäe, olen Coop Panga riskijuht ja siis ajutiselt täidan ka tegevjuhi kohuseid. Meiega on ka Paavo Truu, meie tubli finantsjuht. Plaan on anda siis teile ülevaade meie teise kvartali majandustulemustest ja püüame seda teha võimalikult detailselt, nii et teil küsimusi ei tekiks. Kui aga siiski peaks mõni küsimus tekkima, siis selleks on teil võimalus kasutada küsimuste vastuste akent, kuhu siis palun sisestage oma küsimus ja üritame meie nii-öelda ettevalmistatud sessiooni lõpus siis ka kõik need asjad vastata. Aga hakkame siis minema. Nii, meie kvartali tahaks siis kokku võtta selliselt, et meil on olnud supertulemused, mis seda supertulemust on aidanud ära teha. Tegelikult on siis majanduskeskkond olnud mõnes mõttes meid soosiv. Et me näeme, et Eestis on selline ettevaatlikult optimismi näha, et ei ole enam nii palju vastutuult ja ettevõtjad jõuavad ja julgevad tegeleda siis uute investeeringutega. Mis meie jaoks on oluline kindlasti see, et me kasvame oma välja kujunenud riskiprofiiliga, ei aja siis iga hinna eest taga kõige selliseid riskantsemaid sektoreid näiteks. Kindlasti annab julgust juurde siis klientidele see, et intressid on langenud. Nii eraklientidel kui äriklientidel kindlasti see läbivalt ühtemoodi nagu oluline info, aga ka panga jaoks. Nagu me hiljem näeme, siis paistab välja see selliselt, et ka meie netointressitulud on vaikselt hakkamas kasvama, et on tasakaalustunud meie ressursi hinnas olev intressikomponent ja samuti siis laenuintressides sama komponent. See siis on viinud meid sinna tegelikult, et kvartaliga oleme suutnud oma laenuportfelli kasvatada põhimõtteliselt rekordiliselt 125 miljonit eurot, et päris ei mäletagi, millal meil nii suur tulemus tegelikult oli. See viis meid sinna, et me kasvasime turust circa 2 korda kiiremini aasta baasilt, siis kasvatasime laenuportfelli 20% ja turustatistika räägib, et keskmisena kasvab see Eestis umbes 9%. Seejuures on siis meie laenuportfelli kvaliteet püsinud väga korralikult kõrgel tasemel. Eks ikka tuleb ette juhtumeid, kus klientidel on ka raskemad ajad, aga tegelikult oleme nendest saanud siis koos klientidega kenasti koos üle. Väga oluline meie jaoks on see, et suuremat kliendiportfelli oleme suutnud tegelikult ära teenindada samade kuludega, mis meil olid aasta tagasi. Et see ei ole kindlasti tulnud lihtsalt, aga selle nimel on terve organisatsioon kõvasti vaeva näinud. Nüüd selleks, et ka klientidele midagi tagasi pakkuda, oleme siis välja tulnud uute pakettidega ja teises kvartalis juunikuus alustasime ka ostupreemia pakkumist klientidele, kes siis kasutavad Coopi poodides Coop Panga kaarti oma ostude tegemiseks ja maksame iga kuu tagasi nendele 1% tehtud ostudelt. Uued paketid nimetusega lihtne ja kasulik. Palun võtame üheskoos omaks. Lihtne ja kasulik sobitub väga hästi ka Coop Panga igapäevasesse tegevusse. Aktsionäridele oleme suutnud pakkuda teises kvartalis siis lubatud dividendid väljamakset. 98% sellest jõudis Eestimaa inimestele, mis on väga oluline. Ja nüüd kõike seda kokkuvõttes tegelikult on veel eriti hea meel nii töötajate kui klientide ühise pingutuse tulemusena oleme saanud väga positiivse tiitli enim soovitatud pank Eestis, mida on siis tõestanud Kantar Emori uuringu tulemused, mis on aprillikuus avalikuks tulnud. Need olid siis need üldised märksõnad, mis meie seda kvartalit iseloomustasid. Annan siit sõna edasi siis Paavole.
Tere hommikust ka minu poolt, et ma lähen jah nüüd numbritesse natuke rohkem sisse, et lisaks nendele üldistele märksõnadele, et selgitada natuke, et kuidas me sinna jõudsime, kuhu me jõudnud oleme. Ja kui vaatame meie 4 põhilist näitajat, laenude kasv, hoiuse kasv, arveldavate klientide ja kasumi muutused, siis siin kõige rohkem tähelepanu tegelikult pälvivadki laenu kasv, nagu Heiko ütles, 125 miljonit ja see on meie teadoleva ajaloo rekord, et tõesti meil ei ole üheski kvartalis absoluutsummas rohkem laenud kasvanud. Protsentuaalset kasvu me oleme siin mõne aasta eest näitanud ka kiiremalt, aga summas 125 miljonit on meie rekord. Ja nüüd hoiuste poole pealt teiselt poolt on näha miinusega, eks ole, -98, et see on siis nüüd meil märtsikuus toimunud pandikirja emissiooni järelmõjud, et siin nendest tulpades sisalduvad tõesti ainult hoiused, et võlakirjaga kaasatud raha siin ei sisaldu. Nii et kui me 250 miljonit raha kaasasime Euroopa turgudelt, siis 125 miljonit sellest on läinud uue äri kasvatamiseks ja siis umbes 100 miljonit me oleme saanud kallimat ja meie jaoks kuidagimoodi ebamugavat ja riskantsemat ressurssi ka majast välja lasta. Korra vaatame sinna hiljem natuke täpsemalt sisse, et kuhu see täpselt siis on tagasi läinud ja kust ei ole tagasi läinud. Nüüd kui kasumärande poole vaadata, jah, siis siin tooks välja 2 märksõna, et me oleme viimased kvartalid näinud igas kvartalis tegelikult, et meie intressitulud, netointressitulud meil on languses olnud, et Euribor, mis juhib meie intressitulu poolt, on langenud kiiremini kui meie finantseerimiskulu ja seetõttu siis summa summarum netointressitulu on languses olnud, siis nüüd on üle mitme kvartali olukord, kus me oleme kerges kasvus isegi ja siit võiks nagu tunduda, et äkki on selle koha pealt jalad põhjas ja edasi hakkab siis meil netointressitulu kasvama, eelkõige küll seoses meie enda portfelli kasvuga. Et me nagu marginaali kasvu siit edasi ei julge veel ennustada, aga portfelli kasvu kindlasti julgeme ja portfelli kasv on meil olnud korralik ja me arvame, et see jätkub. Ja teine pool, mis siit väärib tähelepanu, on siis allahindluse kulu, mis siit on näha, et on tugevasti kasvanud võrreldes eelmise kvartaliga, siis küsimus ei ole selles, et oleks nüüd teises kvartalis hirmus suur see kulu, vaid pigem vastupidi, et esimeses kvartalis oli ta isegi anomaalselt väike ja kes mäletab, siis oli juttu ka esimese kvartali tulemusi esitades, et meil esimeses kvartalis õnnestus eelkõige ärikliendi portfelli poole peal päris palju suuri provisjone vabastada seoses sellega, et kas siis kliendid refinantseeriti meilt välja või lahendasid need probleemid kuidagi teistmoodi. Ja teises kvartalis nüüd provisjonide kasvu tekitab alati ka uue laenu väljastamine, et kui laenuportfell kasvab, siis selle peale tekib alati juurde ka automaatselt provisjone. Ja kui võrrelda nüüd möödunud aasta teise kvartaliga, siis siin on näha, et tõesti see intressikeskkond selles ajaperspektiivis on meile mõjunud halvasti, et intressimäärade surve on intressitulusid vähendanud rohkem kui kulusid. See ei ole iseenesest uudis, see on meil siin juba õige mitu kvartalit niimoodi kestnud. Pigem tõesti uudis oli see, et nüüd teises kvartalis esimesega võrreldes see protsess on nagu seisma jäänud. Aga jah, rõõmu teeb, nagu Heiko ka mainis, et meie tegevuskulud tegelikult on kasvanud ümmargune 0, ehk siis, et meie tegevuse efektiivsus on võrreldes möödunud aasta sama ajaga tegelikult paremaks ja see on pikas plaanis muidugi väga oluline. Laenuportfelli kasv 125 miljonit kokku, et kust see siis tuli, et jälle hea on öelda, et tuli igalt poolt. Meil on juba aastaid on teameel selle üle, et meil see laenuportfell on olnud hästi tasakaalustatud eraisikute äriettevõtete vahel ja ka tooteliinide kaupa. Et seekord küll siis põhiline kasv mahu mõttes tuli ärilaenudest, klassikaline ärilaen ja see on selline segment, mis on üsna volatiilne ja majanduskeskkonna tsüklitest sõltuv. Et esimeses kvartalis oli meil selles sektoris jällegi mõnevõrra väiksem kasv, et praegu nüüd teises kvartalis on tõesti siin tunda elavnemist. Ja erakinnisvaralaenud on vastupidi jälle selline toode, mis kvartalist kvartalisse kasvab üsna püsivalt ja üsna stabiilselt ja siin mingit suurt üles-alla hüpet ei ole juhtunud ka teises kvartalis, aga kasv on tõesti üsna stabiilne ja korralik. Liising on kasvanud üle ootuste hästi, kasv ei ole küll väga suur, aga kui te meenutate, siis meil hakkas 1. jaanuarist kehtima automaks, see kogu automüügiturgu üsna kõvasti on mõjutanud, automüügiturg on kukkunud kõvasti ja me olime selles valguses tegelikult valmis selleks, et liising ei kasva või isegi kahaneb mõnevõrra, et siin on meie liisingu portfellis toimunud üle ootuste hästi see mahu püsimine ja isegi väike kasv. Ja Euribor jätkuvalt langeb. Euriborist on küll nüüd niimoodi,
et meil viimased 1,5–2 kuud, tegelikult 6 kuu Euribor, mis kõige rohkem meie äri mõjutab, ei ole enam oluliselt langenud, on üsna stabiilselt, siin on natuke üle 2% tasemele jäänud ja nüüd on küsimus, et mis temast edasi saab, et siin on ennustusi, mis ütlevad, et Euroopa Keskpank võib veel teha 25 baaspunkti langetuse sügisel, aga see ei ole selline nagu valdav ja domineeriv arvamus, et pigem isegi sellised aasta perspektiivis öeldaksegi, et 2% tasemele see Euribor võiks jääda. Et see nüüd ei tähenda, et meie tuludesse ja kuludesse enam mõju siit edasi ei oleks, et intressimäärad meie portfellid nii tulude poole peale kui kulude poole peale rullivad sisse mõnevõrra hiljem, kui päriselt turul muutub. Ehk siis 6 Euribor tegelikult kuni 6 kuud hiljem, eks ole, ja ka hoiuse intressi hinnastuvad ümber siis, kui hoiuse tähtaeg saabub. Nii et meil tegelikult nii intressi tuludes või kuludes kui ka kuludes veel seda languse trendi jätkub, isegi kui Euribor enam ei lange. Ja kui me vaatame siis laenu toodete kaupa, siis siin tegelikult mingeid suuri üllatusi ei ole, et eelkõige siis Euribori langusest tulenevalt on meil ärilaenus, erakinnisvaralaenus ja liisingus see brutointressitulu languses ja tarbimislaenudes, kus Euribori komponenti laenulepingutes ei ole, et seal siis seda trendi ei ole. Laenuportfelli kvaliteet, nagu Eiko ütles, laenuportfelli kvaliteet on üldiselt väga hea, kui me hakkame pihta siin sellest roosast kihist, mis on siis need pikaajalised viivitajad, üle 90 päeva viivitajad, siis siin me isegi näeme, et on toimunud mõnevõrra vähenemist, mis läheb ka kokku sellega, nagu ma rääkisin, et me esimeses kvartalis isegi provisjone vähendasime ärikliendi portfelli poole peal. Siis kindlasti torkab silma ka see, et see lühiajaline viivituste tulp on teinud kõva hüppe nüüd teises kvartalis. Ma korra vaatan sinna järgmise slaidi peale sisse, et kust portfelli osast see siis tulnud on. Et ärikliendi portfelli kvaliteet on kohe erakordselt hea ja isegi nagu veel paranemise trendiga, eks ole. Erakinnisvaralaenudes on üsna stabiilne seis, et natuke üle 2% on siis viivitajate osakaal, aga seejuures on oluline muidugi, et neid pikaajalisi viivitajaid, ehk seda roosat värvi siin graafikul peaaegu et ei ole, et pigem sellised juhuslikumalt laadi ja lühiajalised viivitused. Eratarbimislaenudes portfelli kvaliteet püsib ja isegi paraneb ja nüüd see hüppe ja kasvukoht tuleb siit liisingu nurgast ja tõsi on see, et meil on üks suuremat sorti liisingupartner, kelle ärimudel ei ole osutunud jätkusuutlikuks, et temaga on meil probleeme olnud. 30. juuni seisuga on meil ületähtaegne võlgnevus, küll lühiaegne ja selle probleemiga me tegeleme. Meil on lahendus tegelikult see tänaseks leitud ja pank sealt mingit kahju ei saa. Nii et see on selline lühike jõnks, mida ma arvan, et järgmine kvartal siin enam ei ole. Ja finantseerimiskulu siis intressikeskkonnast oli juttu, et siin küll see langus toimub mõnevõrra viitajaga võrreldes võib-olla Euribori langusega, sest hoiuselepingud sageli on pikemad kui mõni kuu, et on ka aastasid ja pikemad isegi hoiuseid, aga see langus on põhimõtteliselt nagu samas suunas ja põhimõtteliselt ka tänaseks juba samas ulatuses, nii et meil intressitulud ja kulud langevad ja tõusevad täna juba ühes taktis. Ja siin oli siis juttu ka hoiuste mahust, eks ole, et kui meil hoiuste maht 98 miljonit langes teises kvartalis, et siis kust see langus siis tuli, et oluline on öelda, et me kindlasti ka pärast seda pandikirja emissiooni sellist aktiivset jaeklienti kuidagi moodi majast ära saata ei kavatse ja ei ole ka saatnud, et erakliendi hoiused meil siiski on mõnevõrra kasvanud ja kust on siis see vähenemine toimunud, on tegelikult eelkõige ärikliendi suurtest tähtajalistest hoiustest, mis on oma sisult meile kõige ebamugavamad, tekitades likviidsuse riske täiendavalt ja teistpidi nad on ka pigem kallid. Et me oleme just sellist korporatiivhoiust osakaalu vähendanud oma portfellis ja sellega oma riskiprofiili parandanud. Ja samuti siis Euroopast Raisini platvormi kaudu toodud hoiuste maht on mõnevõrra vähenenud, ka seetõttu, et on võimalust olnud ja Euroopa Raisini hoiustajate ees meil üks kliendisuhte kohustust ei ole, erinevalt siis kohalikust Eesti erakliendist, kellega me kindlasti suhet tahame hoida. Nüüd pikem vaade selle intressikeskkonna kohta, et see on üks pilt, mida me siin iga kvartal näitame. Iga kvartal tekib siia siis ühe veeru jagu infot juurde ja siit on ka näha, et intressi marginaalide langus on nüüd võib-olla pidurdunud ja teistpidi siis, kui me räägime absoluutsummadest rahadest, miljonites eurodest, siis nüüd teine kvartal 2025 on üle pika aja see koht, kus meie
kokku intressitulud isegi natukene kasvasid ja oleme selles suhtes optimistlikud, et arvame, et ärimahu kasvu jätkudes need jooned võiksid siit hakata nüüd ikkagi juba ülespoole minema, et see intressikeskkonna mõju ühel hetkel neutraliseerub ära ja mõjuma hakkab jälle taas kord meie enda efektiivsuse kasv ja ärimahtude kasv. Klientide arvus on trend üsna selline, ütleme püsiv, et kliente tuleb kogu aeg juurde, ka aktiivseid kliente tuleb juurde ja eks see on selle meie kasvumootor ja seal meil on head tulemused ja nagu Heiko nimetas ka see pakettide muudatus koostöös siis Coop Eesti kaubanduse poolele, et see on meil ka toonud klientide elevust kõvasti juurde ja selle tulemusi me kindlasti veel siin teise kvartali lõpunumbrites ei näe nii palju, kui sealt tulemas on. Et paketid tulid turule meil ju alles juuni alguses, nii et siin on seda mõju ainult napilt kuu jagu sees. Aga küll seda mõju tuleb veel. Ja kui hoiuste turuosa vaadata, siis siin on näha joonise pealt ka, et on toimunud väike langus, et see ongi nüüd siis selle tagajärg, et nagu me kirjeldasime eelmisel slaidil, et me oleme osa suuri kohalikke korporatiivhoiuseid majast välja lasknud, nii et see siis matemaatiliselt vähendab ka turuosa. Kapitaliga on hästi, kapitali me küll niimoodi turult kaasanud ei ole viimaste kvartalite jooksul, et on toimunud orgaaniline kasumi reinvesteerimine, vastavalt meie dividendipoliitikale 25% ja maksame välja ja 75% siis reinvesteerime kasvu finantseerimiseks ja see on meie kasvu kenasti praegu finantseerinud, mistõttu siis kapitali näitajad on kõik täidetud piisava varuga, nii et meil on siin ruumi kasvada ka edasi veel. Likviidsus suhtarvud kõik täidetud, on näha, et esimese kvartalis toimus selliste hüppeid ülesse poole ja anomaalsed tipud, siis see oligi see hetk, kui meil oli ju pandikirjade raha juba majja sisse tulnud, aga korporatiivhoiuseid veel vähendatud ei olnud, et see oli mingis mõttes anomaalne hetk, et tegelikult nüüd me oleme tänaseks siis jõudnud selliste pikaajaliselt jätkusuutlike ja mõistlike likviidsusnäitajateni tagasi. Kokku efektiivsus, meil on pikaajaline eesmärk olnud, et kulutulu suhet me hoiame alla 50% ja omakapitali tootlust üle 15%, et nüüd selles praeguse hetke intressikeskkonnas me neid näitajaid päris täitnud ei ole. Me oleme mõlemas mõnevõrra oma eesmärgist maas, et kulutulu suhtes siis 52% teises kvartalis ja omakapitali tootluse poole pealt 12,1%. Et need näitajad meid pikaajaliselt ei rahulda, nii et me kindlasti oleme pingutamas selles suunas, et ikkagi pikaajaliselt antud lubadusi läbi tsükli 15% omakapitali tootlust ja alla 50% kulutulusuhe seda hoida. Ja siis tegevuskulude suhe laenuportfelli, mis on ka meie jaoks oluline näitaja, et see ikkagi siin kvartalisse on liikunud alla suunas ja nüüd on ta 2,1% peale pidama jäänud, aga eks ärimahu kasvuga koos see peab paranema taas. Aktsionäride poole peal tegelikult olulist muutust ei ole, kuivõrd turg on üsna passiivne, siis aktsionäride arvus on küll mõnevõrra langust näha siin, aga sellele vaatamata on meil tõesti väga palju aktsionäre, mille üle me oleme jätkuvalt õnnelikud, et me oleme pärast Enefit Greeni lahkumist börsilt isegi positsiooni parandanud, et nüüd me oleme tõesti seal kõige suuremate aktsionäride arvuga emitentide hulgas ja meile see väga meeldib, üritame aktsionäridele antud lubadusi hoida ja muuhulgas nagu oli juttu ka, et sellelgi kevadel me dividendile maksime 7 senti aktsia kohta, nii et loodetavasti see sobib ka väikeaktsionäridele hästi. Nüüd suuremate aktsionäride poole pealt vaadates muutust veel ei ole olnud, aga nagu on teada, siis Tallinna linnavalitsus, kes on meil umbes 3% osanik, on otsustanud, et nad käivitavad protsessi, et nad üritavad müüa seda osalust siin Coop Pangas. Mil moel, millal, kellele, seda korraldab tegelikult Tallinna linn, aga lihtsalt infoks, et selline muudatus ilmselt siin aset võib leida. Aktsia hinna osas liialt ei ole aktsionäre nagu millegagi rõõmustada. Eks me kõik saame aru, et aktsia hind 2 euro kandis on kahetsusväärselt madal ja fundamentaalselt tegelikult näitajad on ju tugevad, et võiks olla ka kõrgem, aga siin paraku on juhtkonnal ja juhatusel suhteliselt vähe teha, et eelkõige see näitab seda turupassiivsust ja vähest aktiivsust. Et siin juures on küll oluline meenutada, et lisaks aktsia hinnakasvule
Coop Pank maksab ka dividende, nii et isegi kui aktsiahind ei tõuse aasta jooksul, siis dividendi tootlus 7 senti, mis sai makstud kevadel, et see hinna juures 2 eurot aktsia kohta, siis ta umbes 3,5% dividendi tootlust teeb, et pole just eeskujulik, aga siiski ka oluline komponent, mida meeles pidada. Ja nüüd tuleviku poole suunatud üks vaade, mida me regulaarselt uuendame, on siis see, et Coop Panga brändi tuntus ja eelistatus Eesti inimeste ja ettevõtete hulgas. Ja siin on meil jätkuvalt head tulemused, et vaatamata oma suhteliselt tagasihoidlikule turuosale, meie tuntus on väga hea. Me oleme kohe suuremate pankade järel ja veelgi olulisem on see, et eelistatus finantspartnerina, ehk siis, et kui homme päev keegi inimene mõtleb, et kus ma oma konto avan, siis tervelt 13% inimest ütlevad, et nende esimene valik oleks Coop Pank. Et kui meie turuosa on 6% ja esimene eelistus on 13%, et siis on siin selge nagu tugev tõmme turuosa kasvuks olemas, mis väljendabki ka uute klientide juurdekasvus iga kvartal meil. Nii et see pilt annab kindlasti tugevasti lootust ja usku, et me jätkuvalt kasvame nii mahtudes kui ka turuosa mõttes. Ja kui kuidagi kokku võtta see kvartal, siis eelkõige on see laenukasvu kvartal olnud täiesti rekordtulemus, laenukasvus 125 miljonit juurde, arvele klientid oli korralikult juurde, kasum küll aasta võrdluses kui ka eelmise kvartaliga võrdluses languses, aga nagu oli ka näha, et mõned baasnäitajad, nagu näiteks netointressi tulu number enam ei langenud, nii et siit edasi võiks hakata juba ka tõusunumbreid ootama. Ja efektiivsusnäitajad üsna lähedal meie pikalisele eesmärgile, natuke peab pingutama veel. See oli siis nüüd ettevalmistatud materjal. Vaatame nüüd, kas on küsimusi tulnud ja küsimusi on tulnud. Nii, küsimus number 1 puudutab siis, kui suur on tänase seisuga JMB Tšehhi autoskeemiga seotud erinevate laenude nõuete maht. No, me oleme küll korduvalt seda öelnud, et me pangana ei tohi ühegi kliendi detailinfot avalikustada ja kliendi suhtest ühegi konkreetse nimega me ei räägi. Ja tegelikult siin peakski umbes lõpetama. Nüüd teistpidi, eks nutikamad lugejad nägid neid liisingu tulpasid ja kui ma ütlesin, et liisingu ületähtaegses võlgnevuses on üks äriklient, kes on lühiajalises võlgnevuses, siis selle tulba kasv on selle ühe ärikliendi maht, kes on meil probleemne. Rohkem ei tohi siin vist midagi öelda. Nii, kui kaugel on Lätis asuva krediidipangaga aegse kinnisvaraobjekti müük? Miks see müük kestab juba 8 aastat? Heiko, siin ma annan sõna sulle. Ja, see on tõepoolest kahetsusväärne, et see kestab nii pikalt, aga need pingutused tegelikult on lähiajal vilja kandmas, et saame selle asja ja nii-öelda peatüki varsti suletud Coop Panga ajaloos. Nii. Laenuportfelli kasv on erakordselt tugev. Kas näete kasvu jätkumist ka teisel poolaastal ja mis kasvu inim toetasid? Kasvu jätkumist me kindlasti näeme, et on mõne, jälle peab vaatama selle portfelli liinide kaupa, et tegelikult erakinnisvaralaenus me näeme ju kasvu üsna stabiilselt iga kvartal. Me kasvame erakinnisvara portfellis umbes 10-15 miljonit eurot kuus ja seda juba üsna mitu kvartalit järjest, nii et seal seda trendi me kindlasti nagu usume, et jätkub. Siis ärilaenus on ka praegu töös olevate projektide hulk pigem paljulubav ja suur, et kindlasti on olnud vaiksemaid ja depressiivsemaid kvartaleid, et me arvan, et ka ärilaenus tegelikult tuleb kasvu. Ja autoliisingu poole peal pigem see kõige raskem aeg oligi nüüd esimene kvartal, et ega autode ostmist võib küll edasi lükata või ka ette osta, nagu möödunud aasta lõpus juhtus, aga ühel hetkel peab taastuma see normaalne autopargi uuendamise rütm, nii et tegelikult me näeme, et seda toetavad nagu kõik liinid, et võib-olla isegi tarbimisfinantseerimine on selle kohalt kõige keerulisemas seisus tänases regulatiivses keskkonnas, et regulatsioon, mis piirab tarbimisfinantseeringu pakkumist, on nagu üsna tugevalt karmistumas või karmistunud juba, et seal võib-olla see kasvupotentsiaal isegi on kõige väiksem. Nii, millal aktsia hind tõusma hakkab, on küsitud. No vaat see on nüüd $1 miljoni küsimus, et
et tegelikult kui nüüd ökonomistina tahaksin teha arvutusi ja rehkendusi, siis võiks juba mitu kvartalit järjest öelda, et no kohe-kohe hakkab tõusma, et tegelikult põhjust selleks on ju olnud, tulemused on korralikud, suhtarvud on korralikud, aga eelkõige on siin ikkagi meie hinnangul süüdi see kuidagi turu passiivsus ja tegelikult üldine vähene likviidsus turul, et eks kohe, kui ostjad turule tekivad, siis see hind hakkab tõusma. Nii, mis Euribor teeb ja kas usute, et põhi on käes? Korra ma isegi tekstis mainisin seda, et Euribor sõltub üsna palju sellest, mida Euroopa Keskpank teeb. Ja Euroopa Keskpanga osas on selliseid arvamusi, et ta kas nüüd teeb sügisel veel ühe langetuse või siis võib-olla enam isegi ei tee. Et eks see sõltub ka sellest, kuidas Euroopas nii majanduskasvu kui ka eelkõige inflatsiooniga olukord areneb. Aga et Euribori ettevaatavad forwardid pigem nagu ei näe olulist langust, et need kõverd on sellise kujuga, et nad natukene käivad veel allapoole, aga hakkavad juba tõusma, nii et siin on 2% kanti pigem need finantsturgude kõige targemad pead prognoosivad. Ja ma pigem pean sellega nõustuma, et see tegelikult on loogiline tase, eks siis näeb, kas see loogika elus kehtib. Nii, kuidas olete suutnud hoida kulude kasvu nullis aastaga võrdluses? Kasvustrateegia panga puhul eeldaks teistsugust käekirja. HR kuludes, turunduskuludes, tehnoloogiakuludes. Meil tegelikult oli niimoodi, et meil aasta 2023 ja 2024 oli päris kõva kulude kasv. Nii et mingis mõttes võib öelda, et me tegime selle kasvu eelduseks vajaliku kulude kasvu nendel aastatel ette ära. Ja tõesti 25. me oleme võtnud kõik need nimetatud turundus, personalikulud ja tehnoloogiakulud natuke karmima kontrolli alla, sest see olukord, kus meil 23. ja 24. aastal kulud kasvasid kiiremini kui ärimahud, see tegelikult ei ole pikaajaliselt jätkusuutlik ja loogiline. Et ühesõnaga me tegime mingi osa nendest kuludest, millest siin küsitakse ja loogiline küsimus, et nüüd me tegime ära natuke ette ja eelkõige ma ütleks turundus ja personalikulu on need kohad, kus me oleme käesoleval aastal tagasi hoidnud hästi kõvasti. Tehnoloogias pigem ei ole tagasi hoidnud. Nii, klientide arvu kasv on pidurdunud, samuti aktiivsete klientide arvu kasv. See ei lähe ju kokku teie kasvu ambitsiooniga. Kasv on võib-olla küll mõnevõrra pidurdunud, et kasv klientide arvus on olnud mõnevõrra väiksem kui näiteks laenuportfellis, eks ole. Et laenuportfell kasvas 20%, kliendi arv aasta võrdluses 9%, aga selge on ka see, et Eestimaale kliente juurde ei tulegi. Et siin on kaks poolt uute klientide hankimine turult, kus on selgelt ühel hetkel piire nagu rohkem ees ja teine on siis olevate klientide aktiveerimine. Nii et tegelikult nende kahe kombinatsioon kokku on see, mis meie ärimahtude kasvu genereerib. Ja see on meil siis õnnestunud sellisena, et ikkagi kasvu mõttes kõige tugevam kvartali kasv läbi ajaloo. Nii, kas JMV rahastamise riskidele vaatamata toob ka siseuurimise? Küsimus on natuke kehvasti sõnastatud, aga vist mõttest on aru, et veel kord me konkreetsete klientide nimesid, numbreid ja parameetreid kindlasti ei tohi kommenteerida, et see oleks pangasaladuse tekitamine ja seda me ei tee, kui vähegi võimalik. Nii, kas on tulevikus plaanis ka oma aktsiate tagasiostu? Jah, see on üks selline teema, mida me oleme tõesti kaalunud ja kindlasti kaalume veel, et ma siin pigem tahaks arvata, et see on hästi võimalik, ühtegi otsust selle kohta veel tehtud ei ole. Ja viimane küsimus on ka dividendi versus aktsiate tagasiost, et täna on meil ainult kehtiv dividendipoliitika, et me ütleme, et 25% kasumist me maksame välja, seda poliitikat me oleme järginud aastast viimased vist 3 või 4 aastat ja seda me kavatseme ka edasi jätkata ja võimaliku aktsiate tagasiostu kohta just ütlesin, et kaalutakse väga tõsiselt, otsuseid veel tehtud ei ole, aga ütleme, et täitsa võimalik. Nii, küsimused said sellega läbi. Heiko, ma annan veel sulle sõna, öelda midagi ilusat. Aitäh. No loodame, et küsimustega saime
Hakkama saite piisava informatsiooni. Täname kuulajaid, täname küsijaid, tõmbame siin vaikselt otsad kokku. Lähme vastu nädalavahetusele, naudime ilusat suve ja kutsume teid tagasi 22. oktoobril, kui avaldame siis oma 3. kvartali tulemused ja jagame samamoodi informatsiooni. Nii et tänud kõikidele, kes te siin osalesite ja kohtumiseni. Kohtumiseni.